Siin, kus valimised on kavandatud selle aasta 27. oktoobrile, see on vaieldamatult üks, kui mitte kõige olulisem hetk Iisraeli poliitika ajaloos. Me kõik oleme läbi elanud 3 aastat sõda koos kõigi sisemiste kriiside, pantvangide, õudusunenäo ja ootustega või võib-olla hoopis ootuste puudumisega muutusteks. See on praegu kõigil mõttes. Ja sellega seoses on meil stuudios külaliseks Sadeeni korrespondent. Ja ma arvan, et alustame Demokraatide parteist, mida juhib Jair Golan, kes vaadake, esindab vasakpoolseid, väidetavalt juudi vasakpoolsed, ja tundub, et nende retoorika järgi üha enam. Nad justkui ütlevad, et nad ei hakka sekkuma või et nad hakkavad suunama, kuidas arutada teemasid, mis olid varem vasakpoolsete jaoks väga olulised. Mis selle parteiga praegu toimub? Jah, nad on saanud juhised. Ma mõtlen, selle partei kandidaadid on saanud juhised mitte rääkida julgeoleku küsimustest. Eriti nendest, mis puudutavad Juudamaad ja Samaariat ehk Läänekallast. Ja nad peavad selle tõttu partei juhtkonnalt heakskiitu küsima. Sest viimasel ajal on olnud mitmeid vastuolusid. Paljud liikmed ütlesid asju, mis on inimesi sellest parteist eemale peletanud. Paljud inimesed, kes on pettunud Netanyahu praeguses koalitsioonis, aga nad ei ole valmis tegelikult toetama parteid, mis mõtleb nii, nagu paljud selle partei kandidaadide liikmed tegelikult mõtlevad. Kuulame, kuidas Jair Golan just täna õhtul püüdis sellest probleemist kõrvale hiilida, rääkides nagu teate äärmuslusest. Ja ta püüdis rääkida rohkematest asjadest, millesse partei usub ja mis on Iisraelis üldiselt aktsepteeritud. Kuulame. Tere kõigile! Kõik. Viimastel nädalatel olen korduvalt kuulnud, et demokraadid ja mina oleme äärmuslased. Täna tahan ma asjad lauale panna ja avalikkusele esitada plaani Iisraeli jaoks, mida Iisrael väärib. Ma hoiatan, te kuulete siin mõningaid ülimalt radikaalseid asju. Esiteks, inimesena, kes otsustas veeta suurema osa oma elust IDF-i komandöri ja sõdurina, ma toetan radikaalset ajateenistusest kõrvalehoidmise skeemi rahastamise lõpetamist ning toetan ajateenistuse võrdsustamist kõigile. Muide, seda äärmuslikku seisukohta toetab umbes 85% Iisraeli kodanikest. See on 3-minutiline video, ta räägib mitmest teemast, millesse minu arvates enamik iisraellasi usub. Võrdsuse küsimus ja ajateenistuse seadus. Teised teemad, mida võiks pidada liberaalseteks, mitte võib-olla Ameerika mõistes, vaid pigem Euroopa mõistes, enamik iisraellasi on tegelikult liberaalsed. Sellest ta räägibki. Tegelikult jätab ta siin oma kõnest välja vastuolulised teemad. Näiteks Moshe Redma, kes avaldas kaastunnet nii tapetud iisraellasele kui ka teda tapnud palestiinlasele. Ja tead, juba see ise oli tollal vastuoluline teema. Kes tappis kelle, kes on siin süüdi? Samuti Gabi Laski. Mõned ei pruugi seda pidada millekski äärmuslikuks, kuid paljud Iisraeli parempoolsed arvavad, et kui küsitakse, kas see on Juudamaa ja Samaaria või Läänekallas, tuleks öelda Juudamaa ja Samaaria, mitte Läänekallas. See on midagi, mida me näeme isegi Jair Golanit ütlemas, et Iisrael on riik, mis tapab lapsi hobikorras viimastel aastatel. Ja, sa seed selle eest palju kriitikat. Enne sõda. Ta kutsus tõesti üles allumatusele, kui toimusid protestid kohtureformide vastu. Nii et need on paljud vastuolud, mida ta siin muidugi ei maini, aga ta teab, mis siin probleem on. Ta peab hoidma enda poolel paljusid iisraellasi, kes tegelikult hääletaksid kellegi nagu Jair Golan poolt, aga mõned tema väljaütlemised, nimetagem neid nii, ajavad inimesi eemale ja need tuleb parandada. See on tõesti huvitav hetkeseis Iisraeli vasakpoolsest leerist. Väga hea, et seda üksikasjalikult käsitleme. Ja praegu on selle eesotsas Jair Golan, aga on veel üks väga põnev lugu, mille kohta tahaksin kuulda sinu arvamust. Sest meie vaatajad ei pruugi sellest üldse teadlikud olla. Nimelt Joav Sigalovitš. Ta oli viimastel aastatel Yeshatidi saadik. Ta lahkus just parteist ja teeb nüüd avalduse kandideerida Mansur Abbasi juhitud erakonna nimekirjas. See on islamistlik partei, mis oli kunagi koalitsioonis. Ainus Araabia partei, mis on kunagi olnud Iisraeli valitsuskoalitsioonis, vaid mõned aastad tagasi. Ta räägib selle parteiga liitumisest. Tal on nimekiri nõudmistest. Ta tahab, et partei tunnustaks Iisraeli kui juudi demokraatlikku riiki. Ta soovib rääkida tsiviilteenistusest riigi Araabia kodanikele. Ta murrab selle sammuga mitmeid piire. See köitis mu tähelepanu. Mida me peaksime sellest arvama? Mis täna nende kahe kohtumisel juhtus? Esiteks, see polnud 100% kindel, et see üldse juhtub, et Sigalovitš liitub Mansur Abbasega, aga tänaste avalduste põhjal tundub, et see liigub selles suunas. Ja Mansur Abbas, nagu sa just mainisid, läks nii kaugele, et kutsub araablasi teenistusse, võib-olla mitte sõjaväeteenistusse, vaid riiklikule teenistusele.
Kui ta eelmisest koalitsioonist rääkis, siis ta rääkis Iisraeli kogukonna ees. Seda märkis Seda ka pole kunagi Iisraeli varem tehtud. kogukond. Nii et ta läks liiga kaugele, ütleksin ma Iisraeli araablaste vaatenurgast ja ta saab ikkagi 5-6 kohta. See on muidugi tema vaatenurgast kindlasti väga muljetavaldav, isegi rohkem kui Araabia parteid, kes on tema Ma arvan, et ta on üsna populaarne. Õige. Tuntud partei, väga vana, siiski ei saa nad talle ligi lähedalegi. Ja nüüd tahab ta oma parteid sionistliku koalitsiooni jaoks legitimeerida ning toob sisse Yoav Sigalovitši. Yoav Sigalovitš oli eelmises valitsuses sisejulgeoleku ministri asetäitja. Ta tahab tuua ta tegelema kuriteo paikade ja kuritegevuse määraga, mis meil Araabia kogukonnas on. Ja sellega loodab, me ei tea, kas see tema puhul toimib või mitte, ta loodab, et sionistlikud parteid, Eisenkot, Bennett, Teised pehmendavad oma vastupanu, jah. me leiame, et see ei ole Araabia partei. See on põnev hetk. Partei, mille mõned liikmed võib-olla on. See on suurepärane. Sigalovitš, jah, ta ei ole pehmo ega ela fantaasia maailmas. Ta üritab mingil määral muuta paradigmat selle osas, kes saavad selles koos töötada. See on huvitav teema. Meie vaatajatel tasub sellele tähelepanu pöörata. Aga aitäh, et sellele kõigele valgust teitsid.